Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Alustame usuõpetustundide loenguseeriat siin Tartu Aleksandri kirikus. Praktika, mida Eestis varasemalt on kirikukeskuses järginud metropoliit Stefanus, tõsi, tundub, et pandeemia ajal ta on teinud vahe sisse ja samutigi oli veel Eestis peasünodi sekretäriks ja Platoni instituudi dekaaniks praegune Austraalia peapiiskop Makarius, siis tema Eestis abipiiskopina teenindas Tallinna Issanda muutmise peakirikus, samamoodi pidas usuõpetustunde. Makariuse paaris tunnis ma olin ka ise kohal ja olid väga populaarsed. Ja need tunnid siin Tartu Aleksandris, kuna enamik neist, kes küsisid sellise usuõpetuse järgi ja siis vaadates praegu kohal olijaid, siis nad ei ole päris algajatele, vaid eeldavad õiguse jumalateenistustel osalemist. Kas laulja või lugeja või muidu aktiivse koguduse liikmena või vaimulikuna ja kes kuidas täiesti puhta lehena tuleb, nende kohta ma ei oska öelda, kui palju kohale jõuab, aga eks midagi ikka. Ja nagu meil tänapäeva maailmas on kombeks ja moeks hästi palju rääkida rahast, mõelda rahale, raha teenida või vähemasti üritada teenida, siis on ka vaimulikus elus oma finantsilised rahanduslikud põhimõtted, mida on mõtet meeles pidada ja oma enda palveelus ka rakendada. Ja siin ma nüüd kasutan ühe meie tänapäeva õiguse maailma kõige säravama kloostri ülema, praegu on ta Skiita ülema, Pühamaa apostel Andrease, Skiita vanakese Efreemi õpetust, mille ta meid andis siis, kui ta oli nüüd juba täitsa mitmeid aastaid tagasi Eestis külas. Ja vanake Efreem seletas nõnda, et vaimulik elu finantsid on sellised, et palve Issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, olemale patusel armeline, on väärtuslik palve, et tema selline vaimulik, kui euro ekvivalent oleks 10 vaimulikku eurot, kui ühe sellise palve ütled. Aga kohe vanake Efreem jätkas palve, mis algab täpselt samamoodi. Issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, au olgu sulle, on 10 korda väärtuslikum. Selle palve ekvivalent oleks selline 10 vaimulikku eurot. Ja põhimõte on selles, et väga lihtne on Jumala poolde pöörduda hädas või õnnetuses. Enamasti inimesed need hädad ja õnnetused on ise kaela tõmmanud, see heida armu või on ka võimalik tõlkida halasta või ole armuline. See viitab vajadusele andeks paluda, viitab vajadusele midagi heaks teha, vajadusele pääseda, aga sealt saame edasi, et kui meil läheb midagi hästi, et Jumalat tänada, Jumalale au anda, temale midagi head öelda, mitte tema käest nõuda, see on vaimulikus elus oluliselt väärtuslikum. Nõnda, et kui on ka Eestis siiski üsna palju õigeusu kontekstis räägitud niinimetatud Jeesuspalvest, siis selle Jeesuspalvel on erinevad vormid ja mõned siis neist on, nagu vanake Efreem kinnitas, ja see ei ole mitte kuidagi tema enda kogemus, vaid taas tema on selle omakorda võtnud oma õpetajatelt Aatuse Pühal Mäel nende kogemusest, et tänu palve on oluliselt väärtuslikum Jumala ja oluliselt hinnalisem ja ka meile vaimulikult kasulikum kui see just nagu tavapärane ja levinud armu palumine, ehkki see on ka vahel lausa hädavajalik, eriti näiteks meeleparanduse salasõjas, kui inimene tuleb ja
ongi tal vaja nii Jumala kui ligimeste ees paluda andeks selles, mis ta on halvasti teinud ja mis muide ka selles heida armu minu patuse peale Jeesus palves otseselt välja ei tule, on see, et ka tehtud halva heastamine ja mis nüüd tuleb välja issanda enda palves, mille Jeesus õpetas, meie isa palve, nimelt ka teistele andeks andmine ja anna meile andeks meie võlad, nii nagu ka meie andeks anname oma võlglastele. Muide, tänapäeval niinimetatud oikumeeniline Eesti Kirikute Nõukogu poolt kasutatav meie isa palve tekst on selle koha pealt vigane. Nemad ütlevad ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname. See rõhutav, kui ka meie andeks anname, see kaob välja, et ongi vale ja vigane tõlge, sest mida pidas Jeesus silmas oli just see, et kui meie andeks ei anna, siis ei saa me ka Jumala käest andeks. See, nagu meiega andeks anname, võtab asjalt teravuse. Aga minnes nüüd edasi sellega, et on küll hea ja õige öelda heid armu minu peale, aga oluliselt hinnalisem on palve auolgu sulle. See Jumala austamine, Jumala tänamine ei tule loomulikult ei tänapäeva maailmas ega tule ka pühakirjas välja selle lihtsus, vaid vastupidi. Meil on Jeesuse enda kogemus, mille siis apostel Luukas on püha vaimu juhatusel meelde jätnud ja üles kirjutanud. Nimelt pidalitõbiste tervendamise lugu Luuka 17:11-19. Ja see sündis, kui Jeesus oli minemas Jeruusalemma, et ta läheks Samaaria ja Galilea vahet läbi. Kui ta jõudis ühte alevisse, jõudsid talle vastu tulema 10 pidalitõbist meest, kes jäid eemale seisma. Ja need tõstsid häält ja hüüdsid: Jeesus õpetaja, halasta meie peale. Ja neid nähes ütles Jeesus neile: minge näidake endid peestritele. Ja sündis, et nad mineku ajal said puhtaks. Aga üks nende seast nähes, et ta on paranenud, tuli tagasi Jumalat palju häälega ülistades ja langes silmili maha Jeesuse jalga ette teda tänades. Ja see oli samaarlane, Jeesusega kostis: eks 10 ole saanud puhtaks, kus aga on need 9? Kas muid ei ole leidunud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalale ülistust andma, kui vaid see muulane? Ja ta ütles talle: tõuse püsti ja mine, sinu usk on su päästnud. Nii et võimalik küll põhimõte 10 tükki saavad Jumala käest abi ja üks tuleb selle peale, et tänada. Kusjuures nende pidalitõbiste loos tänaja oli üldse muulane, ei olnud juut, vaid samaarlane ehk rahvusest, keda siis tollal juudid pidasid halvaks, nende usku Jumalasse ekslikuks. Ja ometi esiteks Jeesus aitas seda ja teiseks sama samaarlane taipas pärast Jumalat ülistada, talle au anda. Ja Jeesuse sõnadest Jumala ülistamise kohta siin tuleb välja see, et see samaarlane taipas, et Jeesus on midagi enamat kui inimene. Et see, mis temaga toimus, oli jumalik tegu. Nõnda, et ta mitte lihtsalt niisama, et inimest ei tänanud, vaid ta ülistas Jumalat. Ja ta on just nagu lihtne, aga et tulla selle peale, et sa oled midagi saanud Jumala käest midagi head, et siis tänada ei ole enesest mõistetav. Ning nõnda ka meie kiriku palvetes on neid palveid, kus kasutatakse sedasama armu, heitmise, halastamise, päästmise ja lunastamise sõnavara, aga on ka teised palved, kus iseenesest millegi palumine puudub täiesti. Võimalik, et ühel järgneval usuõpetustunnil võtame ka eraldi ette Akafist Jumala sünnitajale, aga kuna ta on selles väikses palveraamatus kenasti olemas, siis
Soovitan tõesti, kes juba seda ei tee, igapäevaselt või iganädalaselt läbi palvetada seda Jumalasõnte akapisti, ta on siin lehekülg 41 ja järgnevad. Ja tähele panna ka seda, mis seal eriti öeldakse, seal ei ole mitte ühtegi nüüd sellist palvet, nõuet Jumala sünnitajale, aga seal on komplimendid. Öeldakse, või kui me ise ta palvetame, me ütleme häid sõnu talle. Toome välja kõige pühama Jumala süntaja tähtsust päästeloos Jumala emana, inimsoo eestseisjana, kogu seda vaimulikku kaunidust, mis tema ka kaasneb. On teisi palveid Jumala sünnitajale, kus näiteks väike palvekaan, kus tõesti palvetaja käib peale, et meil ei ole teist aitajat, meil ei ole teist lootust, nüüd tule ja tröösti, nüüd tule ja päästa, nüüd tule ja lunasta meid sellest teisest kolmandast hädast. Jah, niimoodi on ka võimalik Jumala sünnitajale poole pöörduda, aga üks palve, mis käib, kusjuures ongi, et ega tema nimetus ei olegi palve, vaid on see hakatist. Kui nüüd otse kreekal seda tõlkida, aga mitte kahviste me istuma, siis ette mitte istuma. Ehk siis palve, mida lauldakse või kes laulda ei suuda, siis kas retsiteerib või loeb, lauldakse seistes. Ja taas mitte midagi ei taheta, armu ei paluta, vaid vastupidi, öeldakse häid sõnu, ülistatakse, austatakse. Ja Aatuse pühal majanduse akapist Jumala sünnitajale on üks kõige armastatamaid ja tihedamini kasutatavaid palveid, nii et kui ei ole just teenistuskorras pärast õhtu teenistusel toodud mingit teist palvelaulu, mida sinna pärast teenistuse muutumatule osale lisada, siis võtavad mungad akapist Jumala sünnitajale ja iga päev siis pärast õhtu teenistusel pärast usutunnistust laulavad selle läbi. Just ka kogemuse pealt, kui seda akapisti pidevalt siis palvetada, see toob südamesse rõõmu, toob rahu ja toob ka väga reaalse abi ja toetuse Jumala sünnitajate käest. Kuidas täpselt seda nüüd seletada on kohutavalt raske, nagu mida pühad juba ammu on öelnud palve kohta, et katsudes rääkida palveväest ja selle mõjust on sama, kui katsuda seletada mee maitset inimesele, kes ei ole mett söönud. Samas, kui see inimene seletuse asemel ise mett maitseb, siis kohe aru, milles magusus ja headus ja maitsus seisab. Ja nõnda, et akapist Jumala sünnitajale ja ongi üks asi on siin käia kohal usuõpetustundides või siis kes kohal käia ei saa, siis vaatab neid veebis, Tartu Aleksandri kiriku veebilehel, aga teine asi on tõesti ise palveelu elada. Tõesti jah, vahe on sama nagu üks on minna restorani ja lugeda menüüd ja teine on minna restorani siis vaadata menüü natuke läbi ja siis ka need road ära süüa ja maitsta nendest. Ja nii nagu on ka restoranidega, et mõned road on maitsvamad kui teised, mõni restoran on oluliselt parem kui teine, nõnda on ka palvetega. Mõned neist on maitsvamad, mõned neist on paremad kui teised ja siis üks, mis on aastasadade vältel tunnustatult kõige paremate hulka kuuluvaks on hakatist Jumala sünnitajale. See tõlge, mis on siin palveraamatu õiguslik igapäevased palved, mis mul hetkel käes on nüüd viimane ülitäpne tõlge kreeka keelest, mida siis Pühärgi ja Skita nunnad uuesti läbi vaatasid, vihvisid, aga ka varasemad tõlked eesti keelde, mis on õigusu siis palveraamatutes või ka eraldi on 19. sajandil olnud brošüürina välja, ka need on päris head, et jah, keeleliselt kohmakamad, aga saab neid kasutada. Üks tõlge, mis on küll jah, filoloogiliselt huvitav ja mida
et jah, kuidas akadeemilise uurimuste käigus saab kasutada, mis aga palveks päris hästi ei sobi, kuna seal mõned asjad on, nagu öeldakse, mööda tõlgitud on see akafisti tõlge, mille kunagi tegi luterlik kirikuõpetaja professor Kalle Kasema, mis on tema doktoritöö osana välja antud, et jah, tekst on seal huvitav, aga mõned asjad, kuna ta ise ei ole õiguslik, siis ei ole ta nagu neid õigesti tabanud. Küll aga jah, vana 19. sajandi akafisti tõlge on natuke keeleliselt vanem, aga kõik asjad, mis õiged peavad seal olema, on õiged. Paaris kohas läheb tekst lahku selle punase põleraamatu tekstist, aga see on juba selline tekstikriitiline küsimus, et punase akafist oli ja on ääretult populaarne ja teda ju käsikirjade ajastul loendamatu hulk kordi kirjutati ümber, ta rändas erinevates palveraamatutes, algupäraselt ta ju on pastor Joodi raamatus, aga siis sealt on ta levinud igale poole mujale, et siis juba üsna vanast ajast peale ongi mõnest väljendist erinevad variandid, et see ongi täiesti loomulik, et ongi mõlemad on õiged, nagu võiks öelda. Ja nüüd veel üks teema seotud palvetega, seotud nende vaimuliku väärtusega. Väärtus on just vaimulik taevariiki puutuv, nagu Jeesus ise oma mäeütluses ütleb, et ärge koguge oma varandust siia maa peale, kus koi ja roosta seda söövad ja vargad ära varastavad, vaid koguge taevasse varandust. Ja nõnda ka nende Jeesuspalve erinevate vormidega, et palve issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, ole mulle patusele armuline, 10 vaimulikku eurot ühe palve lugemise peale, see 10 vaimulikku varandust ei tule inimesele siin maailmas kätte, vaid see tuleb talle igavikus kätte. Ja väärtuslikum palve, issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, au olgu sulle, see 100 vaimulikku eurot iga palve kohta samamoodi ei tule inimesele mitte siin maailmas kätte, vaid tuleb juba igaveses elus. Jumal võib talle palvelugejale ka siin maailmas häid kingitusi anda, aga see, kuidas ta neid annab, kuidas on nende seos palvetega, ei ole meil inimlikult kindlaks tehtav. Aga samas inimesed soovivad, ka kui nad tegelevad vaimulike asjadega, tunnustust, tänu, au, ordeneid. Ja see on nüüd üks asi, milles ma olen ka näinud, et eksivad, millegipärast just nagu ei mäleta või ei loe pühakirja ka paljud õiguslikud siinsamas Eestis. Ja see puudutab kõik alates juba väga kogenud vaimulikest kuni usuõppijateni ja alles täitsa algajateni välja, ja siis kõik teised, kes kuidagi vahele jäävad samamoodi. Et tahetakse tänu, kui nad on midagi head kirikule jaoks korda saatnud ühel või teisel viisil. Ja selle kohta on Jeesus taas juba oma õpilastele ette öelnud ja õpetanud ja selgitanud, et ei ole päris nii, et me midagi teeme, siis kui ootame, et kas siis Jumal või inimesed meid tänaksid. Samast Luuka evangeeliumist, Luuka 17, salmid 7-10, Jeesus siis oma õpilastele, aga kes teie seast, kellel on ori kündmas või karja hoidmas, ütleks temale, kui ta väljalt tuleb, tule kähku siia ja istu lauda. Eks ta pigemini ütle talle, valmista mulle õhtusöök ning pane vööle ja ümarda mind, kuni ma saan söönud ja joonud, pärast söö ja joo sina. Kas ta seda orja tänab, et see tegi, mida tal kästi? Nõnda ka teie, kui teil saab tehtud kõik, mida teile on kästud, siis öelge, me oleme tarbetud orjad, me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha. Nii et kui kristlane on teinud selle, mis tema kohus oli, näiteks kui munk või nunn on pidanud oma palvekorra, mis ongi tema kohus, et siis mida ta saab öelda, on see, et
see, mida on ette nähtud, selle me oleme teinud, et ta selle eest ei oota Jumala käest mingit tänu. Natuke keerulisem on ilmikutega ja nende palvega selline asi nagu igapäevane hommik-õhtuteenistuste pidamine on õiguse pärimuses munkadele ja nunnadele kogu elu juurde kuuluv, aga teistele vabatahtlik. Tahad palvetada, ei taha ei palveta. On võimalik pääseda ka nii nagu röövel risti peal. Oli täiesti vales kohas ja kurgade tegude pärast, aga ütles õiged sõnad, issand, mõtle minu peale, kui seda ma kuningi, kõik aitas mingit rohkem palvetanud vaja, et pääseda. Samamoodi Jeesus ise rääkides fariseest ja tölnerist, tölneri palve väga lühike, ei teinud palju sõnu, ei tänanud Jumalat erinevalt fariseest, lihtsalt ütles, Jumal olemale patusele armuline, kõik aitab. Üks palve. Ja siis on sellised õigused, kes võtavad tõesti ette juba pikemad palved, neid loevad ja siis kuna see ei ole kuidagipidi nende kohus, siis seda maailmas tees tekib inimesel teatud kõrkus, puhkus sellele, et ta neid palveid loeb, on vaga ja on hulk näiteid selle kohta, kus inimene, kui elab maailmas, tema palve elab väga hästi. Ta suudab pidada pikki palveid, ta suudab paasta rahulikult 40 päeva järjest, suudab teha maali kummardusi ja kõik ta on ise rahul, ta arvab, et asjad lähevad hästi ja siis mõtleb, et kui tal ei ole just perekonna eest vastutust ja siis mõtleb, et läheb veel ühe sammu edasi hakkamungaks. Läheb kuhugi kloostrisse või erakuna kuhugi üksilase kohta elama ja siis, kui see palve enam ei ole inimesele vabatahtlik lõbu, aga see kuulub eluviisi juurde, et eeldatakse, et ta seda teebki, siis äkki see kõrg ja kusjuures kloostris üldiselt teised ei näe seda, et ta palvetab, et või eriti kui ta on erakonna, siis on väga omaette, et kõrvalt imetlejaid enam ei ole. Ja siis see palve kujub kokku ja nagu lihtsalt seletavad, et see on sama nagu maailmas palve seda, see nagu puu, mida toidab see maa-alune kõrkuse oja ja siis kui inimene hakkab mungaks, siis tema see varjatud kõrgmotivatsioon seal kaob ära ja võt siis on nagu palju raskem palvetada, nii et need, kes mungu ajal alustavad, on üsna mitmed on kuknudki sellega läbi, et kui need on maailmast, nagu on väga kerge, väga lihtne palvetada suure rõõmu ja vaimustuse ja naudinguga see läheb ja nii kui ta siis astub sammu edasi, et ta hakkab juba tegema palvet mitte nüüd oma huvist, vaid sellepärast, et see kuulubki tema eluviisi juurde, siis variseb kogu asi kokku. Nõnda, et kui kellelgi läheb palvelus hästi, siis alati on mõtet pidada meeles Jeesus enda ütlust, mida siis on loendamatu hulk vaimulikke õpetajaid pärast korranud, et Jeesuse sõnadega siis mina vormis, et ilma minuta ei suuda ta midagi teha, mis siis tähendab seda, et kui meil läheb palvelus hästi või mis iganes muus asjas, eriti kui see on seotud Jumala teenimisega, kui läheb hästi, siis see on tänu Jumalale, oma enda just ma ei suudaks midagi, et vahel Jumal võtab selle oma toetuse ära, et inimene tajuks vahet, mis on elada Jumala abiga ja mis on elada omaenda just. Omaenda just tulemus on totaalne läbikukkumine. Tõsi on ka näiteid sellest, kui inimesel läheb ilmalikus elus millegipärast väga hästi, keda nagu vaimulikest väga ei tegele. Ja siin tuleb mulle meelde üks Pühamäe Simona Petra kloostri munk, kes on Hiina päritolu, aga siis
enne kloostrisse minemist, kui ta veel oli ilmalikku elu elamas, oli ta Šveitsis ja tegeles pangandusega, oli pankur ja siis mingil hetkel hakkasid tal asjad minema nii, et ükskõik mida ta puutus, see kõik muutus rahaks, et tema rikkus muudkui kasvas ja ta ei saanud aru ise, mis toimub, et omast ajast ta nii andekas ka ei olnud, finantsseadused ka ei toiminud ja siis, kui ta natuke seedis seda asja, siis ta otsustas, et see on midagi nii nagu imelikku tema elus, et ta on nagu targem minna ja mungaks hakata, et siis ta saab sellest kummalisest rikkuse kuhjumisest lahti ja siis saigi lahti ja on tänapäeval siis Simona-Petra kloostris munk. Et väga nagu hea järeldus, mille inimene oskas teha, sellest midagi hakkas elus nagu väga imelikust minema. Ja just ka näide sellest, et vahel arvatakse, et inimene jõuab kergemini Jumala juurde läbi raskuste, läbi kaotuste, läbi leina, jah, võib jõuda. On ju meil ka näide sellest, et Eesti nüüd viimane suur kirikute täitumine palvetava rahvaga oli teise maailmasõja ajal ja on mälestusest teada, et see käis igal pool, et täiskirikud olid nii linnas kui maal, nii Eesti kui Vene kogudustes igal pool just raskel, nõudlikul, ohtlikul ajal. Aga kui inimene taipab Jumala juurde tulla hea elu pealt, siis tulemus võib olla ja tihti ongi palju parem. Et kui ta tuleb mitte siis haigena, keda on veel vaja siis ka vaimulikus mõttes pikalt ravida ja turgutada, vaid tuleb tervena ja rõõmsana, siis saab ka teha ta oluliselt rohkem. Ja nüüd sellesama soovitusega, kellel vähegi on võimalik ja lugemisandi oskus, et see siis võtku ette Akafist Jumala sünnitajale ja siis teine soovitus, et enam tulla palves Jumala ette tänuga, kui siis ainult ja mitte piirduda armu heitmise, halastuse sõnadega, et sellega oleks siis ka tänane usupõtustund lõpule jõudnud ja suur tänu kuulamast.